Tšauki sõbrad ja tere tulemast tagasi minu kanalile. Tänasest alustame minu kanalil täiesti uut videote seeriat, mille nimeks on Võta või jäta. Nagu te arvate võite, siis sotsiaalmeedia tegelinskil, nagu ma ise, meile saadetakse üsna palju erinevaid tooteid proovimiseks. Ja lõpuks on siis kätte jõudnud see aeg, kui ma mõningaid neist toodetest ka teiega koos proovima hakkan. Testime siis neid täpselt nii kaua, kui tootepakend nii-öelda nõuab. Olgu selleks siis 2 nädalat, 24 tundi, 12 tundi, olenevalt siis tootest. Ma usun, et see tuleb päris põnev ja saame ehk teada nii mõnegi toote kohta, kas nad teevad seda, mida nad lubavad. Olles hetkel 28-aastane, võiks ju arvata, et olen enda jaoks välja kujundanud mingisuguse korraliku näohooldusrutiini. Ma ei ole seda absoluutselt vähimalgi viisil mitte kunagi teinud. Ma olen alati suhtunud kreemidesse kui täiesti suvalisse teisejärgulisse tootesse. Võib-olla siis selle tõttu on ka mul hetkel tegemist äärmiselt kuiva näonahaga, mis on eriti intensiivselt kuiv just talvisel perioodil. Kõige esimeses Võta või jäta videos otsustasin ma siis teie ette tuua just nahahooldusega seotud tooted, terve seeria L'Oreali Nutrigold nahahooldustooteid. Et tegemist on just õlibaasil toodetega, olen ma väga elevil, sest ma loodan tõesti, et need aitavad mu näonahka ja et mu nahk ei kisuks enam kogu aeg nii meeletult. Testin neid tooteid täpselt 2 nädalat. Igapäevaselt siis kasutan nii palju neid kui võimalik, aga loomulikult tuleb arvestada seda, et mõned tooted, mis sobivad mulle või ei sobi mulle, on siis minu enda individuaalne kogemus. Kreemide puhul vaatame siis, kui hästi need imenduvad, kas see, mida nad lubavad, kas see toimib, kuidas on nende kreemide peale kanda meiki ja muud taolist. Toodetest on mul siis plaanis kasutada ennekõike intensiivselt toitvat rikkalikku päevakreemi, mis sobib igale vanusele. Ta sisaldab mesilaspiima ja 10 erinevat õli ja ta lubab vähendada koheselt kiskumistunnet nahal. Teisel nädalal plaanin ma kasutada toitvat ja jumele sära andvat päevakreemi, mis peaks nahka toitma ja andma sära. Samuti kasutan öökreemi, mis sisaldab mee-eliksiiri, kaltsiumit ja erinevaid vitamiine ja lubaduseks taaskord naha toitmine ja niisutamine. Kindlasti kasutan ka luksuslik öökreem maski, mis tagab samuti niisutamise ja paneb naha särama ja lubab juba pärast 1 ööd nahka toita, rahustada ja muuta seda siledamaks. Esmakordses kasutuses minu jaoks on luksuslikult toitev rikkalik silmakreem. Ma ei ole kunagi silmakreemi kasutanud ja see silmakreem siis samuti sisaldab mesilaspiima ja lubab koheselt toita õrna silmaümbruse nahka. Eriti põnev toode on kindlasti tasakaalustav näoõli, mis sisaldab siis 8 eeterlikku õli. Ta on mitterasvane ja tuleb siis kanda lihtsalt 3 tilka enne näokreemi kasutamist. Lubab muuta naha samet pehmeks. Ja viimase tootena on meil siin erakordne õlikreem, mis on kergema tekstuuriga, sisaldab 2 eeterlikku õli. On samuti igapäevane kreem ja kuna ta on kergema tekstuuriga, siis ma usun, et ta pigem sobib siis selliseks kevad-suviseks perioodi. Tere tulemast tagasi. Möödunud on silmavilkselt 2 nädalat ja need 2 nädalat olid minu jaoks tõeliselt kreemised. Jõudsin ma siis katsetada peaaegu kõiki Nutrigold sarjas olevaid tooteid ja ma annangi teile nüüd kiire ülevaate, mis minu puhul töötas ja mis ei töötanud. Kuna ma näen enda nägu ju peeglist iga päev, siis ilmselgelt oleks mul väga raske teha mingeid järeldusi oma näonaha muutuvuse osas ja sellepärast ma tegingi enne ja pärast pildid ja kui ma need pildid kokku panin, ma olin nagu what? Ma ütlen teile ausalt, et ma olen suhteliselt suur skeptik kõikide asjade osas. Ma tõesti olin üllatunud, sest et see pilt, mis on tehtud enne, seal on näha, et nahk on tõesti siuke talviselt kuiv punetavate laikudega ja see, mis on tehtud siis täna ehk siis 2 nädalat hiljem, mõlemad siis loomulikult täiesti ilma meigita. Nahk on palju paremas seisus ja ma ka tunnen, et nahk on palju paremas seisus, mis on ilmselge märk, et üks 28-aastane inimene peaks natukene paremini oma näonaha eest hoolt kandma. Üldkokkuvõttena võin ma kõikide toodete kohta öelda seda, et neil kõikidel on üli mõnus lõhn, mis on väga oluline näo kosmeetika puhul, sest kui sa paned ju endale mingi kreemi näkku, siis ilmselgelt sa tahaksid, et see oleks mingi hea lõhnaga. Esimesel nädalal kasutasin ma siis nädal aega jutti päevakreemi, mis oli hästi paksu konsistentsiga ja ma tegin täiesti õigesti, et ma seda esimesel nädalal kasutasin, sest et mu nahk oli ikka tõeliselt kuiv ja see andis siukse mõnusa boost'i nädala järjest seda kasutades. Ma alustasin kohe kasutamist ka
silmakreemiga ja ma ei ole ausalt mitte kunagi silmakreemi kasutanud, nii et see oli siuke päris luksuslik tunne. Silmakreem on oluliselt õhema konsistentsiga, kui on siis see mesilasvahaga näokreem, et ilmselt sellepärast, et see silmaümruspiirkonda ei tuleks nagu nii palju toita kui ülejäänud nahka, sest seal on nii õrn nahk. Ma uurisin ka kohe esimesel päeval järgi, et soovitatakse Extraordinary näoõli kasutada siis korraga teiste kreemidega. Ja ma proovisin selle süsteemi siis järgi niimoodi, et panin kõigepealt näole 3 tükka näoõli ja siis kandsin peale kreemi ja silmakreemi. Aga ma pean ütlema, et minule selline asi ei sobinud. Mulle sobis väga kenasti, kui ma kasutasin ainult kreemi ja silmakreemi, aga kui ma lisasin ka näoõli, oli see minu naha jaoks liiga üle toitev ja isegi kui ma meiki peale kandsin, siis nahk oli nagu liiga siuke rasvane või meik nagu ei tahtnud eriti peal püsida. Nii et minu jaoks see süsteem eriti ei sobinud. Ma olen üldse õlitoodete osas siuke natuke võhik, väga ei armasta puhtaid õlitooteid, sest need on minu jaoks kuidagi siuksed nagu rabedad, et mul on midagi natuke kreemisemat vaja. Esimesel nädalal hakkasin samuti kasutama Extraordinary öökreemmaski, mis oli minu jaoks jälle täiesti uus toode. Konsistentsilt oli ta hästi selline kreemias, näeb välja natuke nagu jogurt. Temaga oli siis selline huvitav süsteem, et tuli peale kanda nägu masseerides õhuke kiht ja seejärel jätta siis mõjuma paksem kiht, mis siis omakorda 15 minuti möödumistel vatitupsudega maha tupsutada. Küll aga minu puhul see väga hästi välja ei tulnud, sellepärast et mu nahk imas selle maski suhteliselt sisse ja ta kuivas selliseks natuke kleepuvaks. Ja mina siis tegin hoopis niimoodi, et tegin käed kergelt niiskeks ja niiske käega siis hõõrusin selle üleliigse maski enda näonahka siis. Tõesti, see mask tegi naha mega šiidiseks. Mul oli selline tunne, et mu näonahk on nagu mu väikse beebinahk. Kui kätte oli teine nädal, hakkasin ma kasutama siis säraandvat päevakreemi ja jätkasin siis silmakreemiga. Ja las ma nüüd räägin teile. Säraandav päevakreem on minu täielik uus Holy Grail kreem, sest et see on lihtsalt nii hea. Ta on konsistentsilt küll palju kergem, kui oli mesilaskreem, mis on kindlasti külmade ilmade jaoks kõige parem. Säraandav päevakreem lihtsalt jättis näonahale nii ilusa sära ja toitis mu nahka nagu ideaalselt. Nii et ma olin sellest nagu nii obsessed, ma isegi kasutasin seda kätekreemina, sest see jättis nii ilusa särava tulemust. Ta jättis nahale sarnase siidise lõpptulemuse nagu öömask ja jumeskreemi oli lihtsalt ülimõnus peale kanda, selline tunne nagu oleks kasutanud primerit. Seega minu lõppkokkuvõte 2-nädalase Nutricold sarja testimise järel on järgmine. Selles sarjas peaks endale lemmikukreemi leidma põhimõtteliselt igasuguse nahatüübiga inimene ja minu kindlaks lemmikuks osutus loomulikult see särakreem, aga sinu lemmikuks võib osutuda hoopis midagi muud. Kui sa oled neid kreeme kasutanud, siis anna mulle siin all kommentaarides teada, kuidas sulle need meeldisid ja kui sa veel ei ole neid kreeme kasutanud, siis on sul võimalus endale kogu see 7 kreemiga tootesari võita, sest just kellegi teie vahel ma loosin selle välja, et te saaksite samuti talvisel külmal ajal natuke enda nahka paremini toita. Ja selleks, et seda kreemikomplekti võita, jätke siia alla kommentaaridesse enda Instagrami kasutaja ja kindlasti unustage minu YouTube'i kanalil subscribe nupukest vajutada ja juba täpselt 1 nädala pärast annangi ma siinsamas video description box'is teada, kes on kreemikomplekti võitnud ja võtan sinuga ka isiklikult ühendust. Tänaseks aga ongi siis minu poolt kõik ja näeme juba jälle järgmises videos. Tšau!